Tere sõbrad! Kui ma eile samal ajal rääkisin usumeelest, rääkisin lahti neid asju eelkõige iseendale ja muidugi ka neile, kes seda kuulavad, ja viitasin sellele, et teisel pool kaamerat ei ole just väga palju inimesi. Ma tean seda. Esiteks ma näen seda ja teiseks ma tean ja tõden, et see peabki nii olema. Siis täna ja just praegu tuli seos ja initsiatiiv rääkida veel 1,2 nendest olulistest teemades, mis aitab ära mõista, mis toimub. Ja ma toon sisse sellise mõõtme, mis on saatnud mind ikkagi paarkümmend aastat. Paarkümmend aastat tagasi jõudsin ma tõdemuseni. Ja see mõõde kannab nime egregor. Ma ei tea, kas sa seda oled kuulnud või ei ole kuulnud. Kui sa oled kuulnud, siis sa saad aru, millele ma viitan. Kui sa ei ole seda kuulnud, no siis kuula need määratud minutid, võib-olla see aitab sul mõista olemasolevat. Egregor on vaimne mõõde, pärineb kahtlematult sellisest esoteerilisest väljast, infoväljast, mis on täiesti tõestamatu, aga mis on tuvastatav ja päris kõrgesti tuvastatav. Päris kõrgelt, kui on piisavalt ausat meelt vaadelda iseendast kõigepealt lähtuvalt, vaadelda, mis sünnib minu ümber. Egregor on vaimne üksus, mis annab tunnetada, uskuda, olla täiesti veendunud, inspiratsiooni, hoo, siinkohas ma lõpetan, mingisuguste elu ilmingute heakskiiduks või neile vastuseisuks. Egregor on otse kui mingisugune peenmateeria ilming, mis mõjustab inimteadvust. Ja nüüd see oluline, miks ma selle esile toon, oluline on see, et ta on tõesti väga peen ja ta on tabamatu ja tema taust on määratlematu. Miks koonduvad inimesed mingitesse egregoridesse? Ja selle juures kõige pullim on see, et egregorideks jagunevad sellised suurusjärgud, sellised nagu esmamuljel nagu peaksid olema üpris monoliitsed ja suured ja tugevad mingisugused, ja ma toon näited, et siis siis hakkab sulle koitma nagu. Võtame näiteks, võtame kristlus, kõige eredam näide, kristlus. Tugev monoliitne usund, religioon, mis jaguneb tohutult paljudeks küll alajaotusena seal kõigepealt pooleks, ida ja lääne kirik ja nii edasi, lõpptulemusena tekivad, mina olen protestant, ma võtan sellest lähtuvalt, see ei takista mul mingisugusel kujul mõistmast katoliiklast või õige usu olevaid egregore. Ja siit kohast lähengi edasi. Tegelikult jätan sinna paika nüüd selle näite sellest protestantlikust poolest, kuhu mina kuulun ja olen, eile ma ju viitasin, ma olen anarhist, anarhism ja protestantlus on küllaltki väga läheduses sugulasastmes, vaid nihkun kohe edasi tegelikult õigeusu, suurde õigeusu välja, ma nimetan seda väljaks, meeletult suur väli,
mis on siis protestantuse ja katoliikluse kõrval kolmas hästi suur niisugune kümneid miljoneid inimesi haarav, isegi rohkem natukene kui kümneid, siin on tegemist ikka suurusjärk 100 miljonit ja jagunemine. No ja võtame nüüd selle väga lihtsa sellele, mis on meil iga päev tambivajudes 24/7 sündmused liinil Ukraina-Venemaa. Sõbrad, see on olnud kõik üks suur patriarhaat. Patriarhaadi teadupärast peab kuskil keskus olema, nii nagu katoliikluse keskus on Roomas ja seal istub, eks ju, see mingi kodanik, eks ju, ja bla, bla, bla ja nii edasi. Siis õigeusus oli ta ennem jagunenud küll 2, aga Ukrainad ja Venemaad see ei puudutanud. Nad olid Moskva patriarhaadi lähtuvate kaanonite ja kogu nii-öelda käsundusliini bla, bla, bla mõjusfääris. Sellele ei viita praegu keegi mitte midagi. Ma ei ole lugenud mitte kuskilt kohast, et 2 aastat tagasi umbes suurusjärk 2, aeg läheb kiiresti, ma tõesti kõrvalt seia näitab juba 4 aastat tagasi toimub õigeusu kirikus suur võimas religioon, ise kujutad ette, kui suur ta on. Toimus selline asi, seda on tore eesti keeles öelda, see on kirikukeelne, see on kirikulõhe, mille ametlik nimetus on kiasma. Eesti keeles on see kisma. Eestikeelne kisma, no ise saad ju väga hästi aru, ei ole vaja seletada, mis asi on kisma eesti keeles. Selle sõna tüveks on kiriklik kiasma. Ja see kiasma toimub. No ma ei hakka seda jälle liiga palju selle peale raiskama nagu ressurssi, ajalist ressurssi, et ma hakkan seda lahti rääkima. Üks on selge, pooldus, suur Moskva patriarhaat pooldus ja sellest on möödas 4 aastat. Nagu Seia, kes rohkem uurib õigeusu kõiki asju, kõrvalt mulle näitab 4 ja peaaegu 5 aastat tagasi. Eks sellele eelnes protsess ja huvitav. Kõik kaanonid, absoluutselt kõik on ühed ja need samad ja olnud 1000 aastat. Nüüd toimub kiasma. Nad lähevad tülli ja see on Ukraina ja Vene teema. Mul on väga raske seda isetuna erapoolikult rääkida, sellepärast, et loomulikult mul on teatavad eelarvamused selle suhtes, aga ma ainult viitan sellele. No minu poolehoid kuulub põhimõtteliselt, nagu sa ise väga hästi aru saad, kuulub sellele, mis on vana ja püsiv olnud 1000 aastat. Mitte see uus, mis on tulnud. No ja nagu ma ennist viitasin, suur õigeusu kirik jaguneb 2, see on Konstantinoopoli. Halloo, Konstantinoopol on Türgi riigis. Konstantinoopoli patriarhaat ja Moskva patriarhaat. Millal nad tekkisid, ei mängi rolli, see oli väga ammu, see oli 500-600 aastat tagasi, see on kiriku ajalugu. Üks on selge, nad on püsivalt kogu aeg eksisteerinud. Kõik on seal täpselt sama, kaanonid on kõik. Ja muideks, kui sa nüüd edasi vaatad, siis kõigis siin nagu Ida-Euroopa riikides, praktiliselt üle terve maailma, on selle 2 erineva patriarhaadi poolt, nii-öelda teda ülimuslikuks lugevaid kogudusi. Eestis on see apostellik õigeusu kirik loomulikult. Eestis on esindatud ka Moskva patriarhaat, see on teadupärast, kus kohas nende peakirik on. Nende peakirik, see on otse meie parlamendi hoone kõrval ja seal ta on kogu aeg olnud ja ta on oluliselt kõrgem. Kui sa vaatad visuaalist, ta on oluliselt kõrgem, ta on Toompea üldse kõige suurem ehitis, ta on Eesti parlamendi hoone, seal kõrval nagu pisikene väike kuur ja nii edasi. No see on puhtal kujul, see on de facto.
Pätsi aja alguses üritati küll seda ära lammutada, aga no jumal pani selle käe vahele. Sellepärast, et kui seda oleks lammutama hakatud, siis Eesti Vabariik oleks ilmselt päris kiiresti oleks üldse lakanud tegutsemist. Aga selle Pätsi ajal oli väga arvestatav idee. Ta ise, tõbrik, oli õigeusu ristitud tegelikult. Ta ise oli õigeusklik, aga tema ajal oli tõsine projekt Nevski katedraal Toompeal ära lammutada. Õnneks jäi see nüüd olematuks. Tänase päeva seisuga tegelikult on meelsused sellised, kus minu hinnangul on Eestis vallandunud täpselt samasugused protsessid, nagu seda kunstiliselt hästi kujustatud Viimses reliikvias ja hangudega ja nende kirvestega, eks see seltskond, kui neil võimalus oleks, siis nad esimeses järjekorras muidugi hävitaksid Nevski katedraali. Ja siis ei olegi palju vaja, siis tulevik on juba selgelt prognoositav. Aga nüüd ma vajusin natukene põhiteemast eemale. Egregor, kui kummastav seisund, et formeerub inimeste peades, kes on tegelikult ühel usul ühtede veendumustega. Teine näide on praegu EKRE. Eesti konservatiivne rahvuslik erakond, igati tubli, loomulikult Eesti arvestades seda, mis seal meie armsas konnatiigis sünnib, siis täiesti arusaadavalt mitte ükski progressiivne inimene ei saaks anda oma kodaniku häält mitte kellelegi muule kui EKRE-le. Ja loomulikult olen mina selle alati andnud sellest hetkest, kui EKRE tuli pildile. Eelneval perioodil ma olin Keskerakonna toetaja ja nagu sa tead, vana savisaarlane ja olen seda muide täna ka, seepärast et ma ei muuda eriti kuskil poole. Edgar Savisaar on minu jaoks alati väga tähtis isik olnud ja on ka täna seda. Ma ei muuda pooli. Minu omapäraks ja erisuseks on kasaka egregor. Mul on kasaka verd ema poolt. Toni kasaka verd. Ja mul on omad au küsimused, omad printsiibid. Ma olen egregoris, mingis teatavas egregoris. Sellegi poolest olen ma lugenud EKRE-t väga ainsaks avangardseks erakonnaks, kes Eestis kujundab mingisugust niisugust mentaalsust ja evib hoiab seda üleval. See on praeguse seisuga jagunud täpselt samamoodi pooleks, nagu ma räägin egregoridest. Inimesed, kes toetavad EKRE-t, on valmis teineteiselt tegelikult kõrri kargama. Väga palju on inimesed, kes mulle hea meelega kõrri kargaksid, hea meelega hävitaksid mu üldse. Õnneks ma olen väga kaugel Hispaanias ja keegi tea, kus ma siin olen. Iga päev muudan asupaika, sest ma magan igal öösel oma suures palees erinevates tubades. Ja sa ei tea kunagi. Ma olen nagu Putin. Putin ei maga kunagi ühes voodis. Tal on suur palee, sama suur nagu linnahall umbes. Ja seal on sadu magamistuvas, igal ööl magab ta eri magamistuvas. Natuke nalja ka. Egregor. Me oleme nii või teisiti kõik, kes me oleme ka ühel usul ja näeme seda maailma nagu ühesuunaliselt. Oleme siiski erinevates egregorides, mis on väiksed vaimsed, niisugused nagu õhupallid, nagu nähtamatud õhupallid. Ja need egregorid võivad väga väikesed olla, aga nad võivad väga palju muuta. Mina olen oma egregoris ja selles egregoris on ka teisi inimesi. Mina tean neid, kes need on. Ja need inimesed, kes seal on, tunnevad ka minu ära. Seda tuntakse, see on nagu peenhäälestuslik asi. Peenhäälestuslik. Siin ei ole mitte mingit pistmist Taavi Rõivaga, erilise Kadjaka ja Värdjaga, kes selle vana printsiibi, esoteerilise printsiibi siin kuskil 5-6 aastat tagasi tõi ja lagastas seda, rääkis mingisugust peenhäälestusest. Ta lagastas seda püha seisundit. Peenhäälestus on väga peen asi. See on vaimne printsiip, vaimne tehnika, võiks öelda, mida vaim sooritab ainult. Lagastati seda sõna, kõik me kuulsime seda vaimset häälestust, peenhäälestus. Mitte vaimne, vaid peenhäälestuslik Eesti. Tegelikult on see tõde, peenhäälestus. Ja need on need kohad, millest räägib Uus Testament, kus kohas
ühtäkki jõuab kätte aeg, kus kohas vend läheb venna vastu, isa läheb poja vastu, tütar läheb ema vastu. Ja edasi võid laiendada. Kõik pööravad tülli, sest satuvad erinevatesse egregoridesse. Nii lihtne see ongi. Ja see muide on täiesti lootusetu. Nüüd on ainukene abi selle vastu on see, et nii palju, kui kellelgi on sisemist intelligentsi. Sest ka see on täiesti väär käsitletud ja väär tõlgitsuslik määratlus selline asi nagu intelligents. Intelligents peaks eeldama ju niimoodi, teda käsitletakse, peaks eeldama haritust, et sul peaks olema Tartu Ülikooli haridus ja kui sul on veel Cambridge'i haridus, no siis sa oled üliintelligentne inimene. See on täiesti väärastanud käsitlenu. Intelligentsil kirjaoskamatud inimesed on osutunud kõige intelligentsemateks inimesteks läbi aegade. Sa tead seda, et väidetavalt Jeesus ei osanud, ta oli kirjaoskamatu, tal ei olnud vaja kirjutada ja lugeda. Maailma väga suured ja võimsad, kes on muutnud maailma ajalugu, on olnud kirjaoskamatud. See on intellekt ja tuletis intellektist intelligentsus. Intelligentsed inimesed selles praeguses olukorras saavad oma egregorides jääda püsima, juhul kui leidub ka teistes egregorides piisavalt palju intelligentsust, kus mööndakse, et ma ei arva nendest spetsiifilistest mõningatest asjadest samamoodi, nagu arvab minu isa, ema, õde, vend ja muidugi lapsed. Ma puudutasin praegu ainult seda teemat. Andsin vihjed edasiseks mõtluseks selle üle, aga sa said ise aru, et ma rääkisin üliolulisest asjast. Üliolulisest. Ma puudutasin eelkõige praegu nii-öelda nagu usu, siis antud juhul, mis seondub Jumalaga, selle usu mõõtmest ei puudutanud muid, aga see on igal pool töötab täpselt samamoodi, kus kohas absoluutselt inimesed, kes on nagu tüüpilised eestlased ikka, paganad lihtsalt, kes on kes ei suuda ennast määratleda isegi, on nad ateistid või on nad kirikukristlased või on nad need jõululaupäeva kristlased või et lihtsalt, et ikkagi see valitsevaks niisuguseks usutunnistuseks on, et ja ma usun, et kuskil midagi vist on, eks. See on Eesti kõige levinum usund ja ka nende selles usundis olevate inimeste saatuseks on olla praegu erinevates egregorides ja ma ei hakka nüüd rääkima, sa saad ise väga hästi aru. Sõna otses mõttes, annan ainult vihje, eks. Ühtedel on hädade põhjuseks Putin, teistel on selleks venelased, kolmandateks on Ukraina natsionalistid, kes seda ässitavad. Väga suur osa õnneks saab aru, et selle kõige dirigent on taga Ameerika Ühendriigid, teised ühed näevad Ameerika tegevuse taga, eks ju, siis neid müstilisi seltskonda, teised ei näe seda. Ja nii edasi, lõputud. Ja need on kõik egregorid, inimesed, kes on koondunud nendes mingites küsimustes ja arvamistes ühte teadvusruumi, on ka selles egregoris. Nii et vaata, kus egregoris oled sina. Mina tean, kus egregoris ma olen. Seal ei ole väga palju inimesi, eestikeelseid kõnelevaid inimesi selles egregoris ei ole just väga palju. Aga neid on seal. Ja ma tunnen nad kohe ära. Leia sina oma egregori inimesed üles. Head päeva sulle.